Mina töötan Siseministeeriumis poliitikakujundajana. Poliitikakujundaja igapäevatöö seisneb suuresti selles, et me hindame kehtivat poliitilist olukorda ja proovime aru saada, milliseid mõjusid võib see kaasa tuua meie igapäevatöö valdkondadele. Poliitikakujundaja on teinud oma tööd hästi siis, kui näiteks mõni tema pikalt välja töötatud seaduseelnõu saab Riigikogus vastu võetud või vastupidi, tema töö tulemusena mõni seaduseelnõu jäetakse vastu võtmata. Meie töö suurim rõõm ja väärtus seisneb selles, kui me suudame tagada huvikaitse oma teemade osas. Poliitikakujundaja planeerib oma töövood suuresti ise ja kui sa oled selles hea, on sinu pere ja tööelu hästi tasakaalus ja sinu vaimne tervis hoitud. Ja suur õnn meie majas töötades on see, et juhid toetavad nende eesmärkide saavutamist. Minu töövaldkond on eelkõige politseispetsiifiline. See tähendab seda, et ma hoolitsen iga päev selle eest, et abi jõuaks inimesteni võimalikult kiirelt ja ta oleks võimalikult kvaliteetne. Näiteks üks põnevamaid asju, millega ma olen tegelenud siseturvalisuse valdkonnas, on olnud hoopis kosmoseõigus. Väga palju tegeleme täna juba tehisintellekti teemadega ja uurime, kuidas tehisintellekti oleks võimalik tuua siseturvalisuse igapäeva töödesse tegemistesse, et Eestis oleks kõigil turvalisem elada. Näiteks täna töötame me selle nimel, et kogu Euroopa Liidu üleselt oleks võimalik kuritegusid lahendada maksimaalse kiirusega. See tähendab seda, et see, mida teie näete CIA-s, selle toome meie päriselt maale, sõrmejäljed, DNA, ballistikaandmed, kõike seda hakkame me edaspidi tulevikus vahetama tõepoolest ainult minutitega. Rahvusvahelist tööd teeme me hästi palju. Me töötame väga lähedalt koos Euroopa Parlamendiga. Me osaleme Euroopa Liidu nõukogu töögruppides. Euroopa Liidu nõukogu töögruppides huvikaitse tagamine on tegelikult rahvusvahelises suhtluses meie jaoks üks kõige olulisemaid ja tõsisemaid väljakutseid. Kui sina täna kaalud, kas tulla tööle Siseministeeriumisse, siis tea, et meil töötavad väga erineva taustaga inimesed. Meil on juriste, meil on politolooge, politseinikke ja päästeametnikke. Meil on sotsiaaltöötajaid ja meil on õpetajaid. Siseministeeriumisse on oodatud kõik inimesed, kellel on tugev tahe teha suuri ägedaid asju, kes on meeskonnamängijad ja kellel on hea pingetaluvus. Te olete meile väga oodatud.